Piirkiiruse ületamine on Eestis jätkuvalt üks juhtivaid liiklusõnnetustega seotud faktoreid. Lausa 30% liiklussurmadest on kuidagiviisi piirkiiruse ületamisega seotud. 57% juhtidest arvavad, et piirkiiruse ületamine 10 km tunnis on okei. 48% juhtidest tunnistavad, et ületavad kiirust linnas ja lausa 82%, et teevad seda põhiteedel. Täna näitame me teile, kui tähtis see 10 km tunnis tegelikult on. Nii, tere Vello! Tere! Ma saan aru, et me hakkame siin tegema sellist katset, mis peaks illustreerima seda, kuidas 10 km tunnis piirkiirusest kiiremini sõitmine on ohtlik. Mis me siin täpselt teeme siis? Vaatame kõigepealt pidurdust kiiruselt 50 km tunnis, ehk saame enne jalakäijad pidama, pärast vaatame, kuidas asi toimub kiiruselt 60 km tunnis. Selge, teeme! Paneme paika pidurduse alguse koha. Mina kohe hea meelega tahaks selle suure torbiku kuskile panna, aga ma ei tea, kuhu, sina oled ekspert, ütle mulle. Ma arvan, et tänase ilmaga ja selle autoga ja see kiiruselt 50 peaks umbes selle koha peale auto pidama saama. Paneme väikese varu ka ja proovi nüüd. Tule 50 km tunnis, kas sa saad enne seda jalakäijat siin praegu lihtsalt pidurid plokki, lasen ABS-il oma tööd teha ja pidurdan. Täis pidurdus teie, nagu ohu olukorras. Nii, väga tore, jalakäija ehmatas, sina ka ehmatasid ilmselt, aga kõigil läks hästi. See tuli reaalselt sentimeetri täpsusega, jah. Aga mis siis nüüd uuesti? Nüüd lihtsalt 60-ga ja... Ei. Asi on nimelt selles, et kui sa sõidad 60 km tunnis, siis sama koha pealt jalakäijat märgates sa reageerid küll sama, ütleme, sekundi, kui oled väga hea reageerija, aga see reaktsioonimaa on pikem ja su pidurdus hakkab hiljem ja peaaegu 3 meetrit hiljem. Nii et nüüd teeme katse nii, et sa hakkad 3 meetrit hiljem pidurdama. Vaatame, mis siis saab. Selge. Paneme selleks ühe märgime ära, jah. Ma siis ajan juba auto tagasi. No nii, kuidas tunne oli? Tundus, et mu kiirus oli veel nagu päris suur sel hetkel, kui ma jalakäijal otsa sõitsin. Jah. Teooria ütleb seda, et kiirus oli umbes 40 km tunnis, kui sa sellele jalakäijale praegu otsa sõitsid. Seda tekitas nüüd siis see, et tõstsin kiiruse 10 km tunnis suuremaks, kui mul lubatud alguses oli. Ehk siis nagu näha juures olevalt pildilt, siis ma saan aru, et piirkiirusel on täiesti põhjus olemas. Ja iga 10 km tunnis on määrava tähtsusega. Kuigi üldine füüsikareegel näitab seda, et kui ma võtan kiirusest veerandi maha, siis mul on poole lühem pidurdusmaa, ehk siis kui ma 60 pealt võtan kiiruse 40 peale, 45 peale, siis on poole lühem pidurdus. Aga seda ei olegi vaja alati meeles pidada, just seda kindlat reeglit. Alati, kui on vähe kahtlasem olukord, siis piisab ka natukene jala gaasi pealt tõstmisest, meie kiirus väheneb seal 10-15 km tunnis ja me oleme palju turvalisemas olukorras. Piirkiiruse ületamine mõjub kui doominoefekt. Aheneb juhi nägemisväli, mis tõttu ta ei märka õigeaegselt teele tekkinud takistusi. Pikeneb reageerimisaeg, pidurdusteekond ning ühtlasi sõiduki lõplikuks peatamiseks vajalik aeg. Kui juht ei märka õigeaegselt teele tekkinud takistust või jalakäijat ning tekib vajadus sõiduk kiiresti peatada, siis sõltub valitud sõidukiirusest ei rohkem ega vähem kui jalakäija elu.